Tuleb näha vaeva. Käsitöö on alati palju kallim. Oma hing on sisse laotud. Asi on palju parem. Nii. Nüüd hakkab samamoodi kui välja tulema siit. Oi. Peaaegu väga hea. Näete, kui palju see paak suur oli? 300 milliliitrit. Midagi sinna kanti äkki. Liiter üle umbes 4 lõiget siis. Ei saa paigal maas ju. Heli on. Oi, nüüd läks vähe laristamiseks. Näitas vähe üle ääre. Aga kett teab ka õli saab. Nii. Kõik on hästi, kõik on hästi. Oi. Ligame lägame. Nii. See nii pingule või? Ei ole hea. See ei ole hea, nii pingule. Kas pingutuskrooviga on sitta auku pandud, ma ei tea. Tõesti kuskile raske külje peale panna. Nii, seda oli hea. Seda oli juba päris hea. Nüüd tuleb kõige lemmikum osa töö tegemise juures. Viilimine. Mulle meeldib viilida. Töö juures on alati hea viilida. Ai kurat, ebamugav asend siin midagi. Ka mingi kasutatud kett. Kuradi vale nurga peal.
Marguse viiliga nüüd teeme selle vana süsteemi. Saekett ja ostate, siis tuleb alati vaadata, et on see teristustriip on peal. Ja ühe pool hammaste reas on 2 tükki järjest ühtepidi. Need on siuksed vähe kvaliteetsemad. Et teised on kõik kuskil odavalt mingi $1 eest kuskil tehtud. Hiinas kõik tehakse, aga jah, siuksed tähelepanekud. Ja mis selle ketiga küll tehtud, nii. Jumala vale nurgal on teritatud. Suht kivi või betooni lõigatud ja just seda hamba põhja on teritatud. Ülemine ots on kõik teritamata, mis on kõige tähtsam. Jälle hea on jah, suurelt seda viili sinna põhja ja ainult muudkui lükkab. Aga tuleb seda ülemist otsa just teritada. Seda õige nurga alla jälle saada. Tähelikult siis on jälle tohutult palju seda, lihtsalt tuleb maha viilida. Et viilimisel on ka siukene paras täpsustöö. Ei tule jälgida ainult nurka. Jälgida ka seda, kui sügavalt hamba põhja võtad, kui õige nurk on. Ja just ülemist äärt, nii-öelda huult lihvid ja sobivasti ka hamba põhja lähed. Et mitte ainult niimoodi, et lõpus ongi see kuidagi ainult ülemine huul teritatud ja hamba põhi on üks ülal ääres. Väga palju nüansse on jah. Noh, aga see kõik on ka, et mingi aja möödudes saab seda õige alla jälle, aga siis on jälle kett otsas. Et jälgime enam edelist profiili. Issand jumal, üks on kuradi nagu kuradi, ma ei tea, mis asi, terav kiriku katus, terava tipuga tehtud, teine jumala temp, noh. Ja siis ilmselt ongi sellepärast kett nurka visatud, et enam ei lõika, noh. Aga tegelikult saab seda siin kasutada tohku jälle, kuni hambad kõik lõpus on. Ja siis need puruhambad. Puruhambad on siin maha võetud. Lõpuni maha võetud kõik ühe korraga. Noh, jah. Okei. Las ta siis olla. Liiga palju teda maha võtad, siis on, lõikab nii sügavale, et ei jõua lõigata enam. Jälle ketti tööta. Siin paistab mitu viga siin tehtud on. Ja sellepärast ongi nii ilus rasvane kett riskete hammastega minema visatud. 2-3 tervitust veel teed, siis on enam-vähem. Ja hakkab looma seda õiget tervituskujuna. Et 32 hammast ka ühel pool, siis on palju lihtsam jälgida, kust maalt mida oled teritanud. Ja võrdselt alati teritada. Mitte need ühte hammast lükkad 7 korda, teist hammast 2 korda. Siit maalt vist olen teritanud, ei ole. Saad olla.
muidu ja siis pead lugema neid kui hambaid, et palju sa neid ära oled teritanud. Nii, see on küll vähe vana siin. Okei, see oli üle lükatud. Nii untsus see pool, et teritamisega ka see üks pool on hea, mugavam tähendab teritada kui teist pool. Siin on jälle nii hamba põhja kõik lükatud, et aga siin tuleb piili tõsta ülespoole, kui teritad, kui hamba põhjas. See pool on siin ikka päris tuksis. Seda õiget nurka ka enam kätte siia. Et see ongi kett. Kett on valesti jäetud, siin on see lõikamine ka nii, et kuradi murtakse ja raiutakse seda puu küljest seda saagi nii, et japp on puhtalt. Õige nurk on siis kuradi saag veab isenast sisse, et ei ole vaja üldse peale pressida. See töö põhimõte ongi. Mitte nii, et sa 4 jalaga seljas murrad seda läbi puuna. Vajub nagu võist läbi. Jumala vale nurk. Pool hammast tuleb maha võtta. Ma hakka seda ühe korraga tegema. Siit juba tuleb ühesed hambad. Kohe. Jälle tõehetk, saab jälle vastuseid. Vist on, ei ole. Ei on veel paar hammast. Jaa. Käib küll. Kõige parem tõesti ei ole.